Meil on siin üks hea tühi riiul, et siia peaks veel nagu hakkama tekkima siis asju juurde. Ja loodetavasti number 1. Nimelt 7 palli kaotus. Selle aja jooksul, mis ma nüüd siin Tartus olen, äkki õnnestub midagi ilusat ära teha. Viga ju! Miks sa viga ei vilista? Toon prillid sulle äkki. Meeskond ju sisuliselt muutused, mõned nooremad mehed ja veidekas jäid, et meeskond on uut nägu. Tere! Kui me siit samamoodi pean hakkama koolitama nagu Märt eelmine aasta. Teeme nii, et viisakamad. Tahaks jälle nagu mingeid pingeid ja isegi kui ma ebaõnnestun, ega ma ei kahetse. Oh guys, we are soft! We are soft in defense! We're still very early in the process. I think we have a long ways to go. Ma rääkisin, et meil on algul kannatust vaja. Me tahame neid väsitada, lollitada. Ma ei tea, teeme ühtepidi või teeme teistpidi, lõppkokkuvõttes inimene tuleb saali ikkagi võitu vaatama. Makes a easy layups and game over. Meil on erinevate karikate, mis on saadud. Siin eelmise aasta pildid veel, eks see läheb uuendamisse kõik asjad. Meil on siin üks hea tühi riiul, et siia peaks veel nagu hakkama tekkima siis asju juurde. Ja loodetavasti number 1. Meil meeskond ju sisuliselt muutused, mõned nooremad mehed ja veidekas jäid, et sisuliselt ju meeskond on uut nägu. Ega ennem ei olegi, kui ma arvan, need kontrollmängud siin septembri alguses ja karikamängud tulevad. Loodetavasti saame selle vankri minema ja kui on vaja, eks siis tuleb nagu ikka, ma arvan, et spordivõistkond, siis tuleb midagi muutma hakata ja tähtis on see, et see kevadel oleks parimas vormis. Keegi ei mäleta mingit sügise mänge. Tähtis on, kuidas see kevadel läheb. Tere! Hea meel näha. Tervist, väga meeldiv. Kõigil on soengud kõrras. Näed, muidugi on. Võib edasi minna, jah? Tere! Tere! Tšau! 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 Tere! Tere! No tere jälle! Tunne võin, sinu kõrval, jah? Soovis, jah? Pean tohkuma siit samamoodi, pean hakkama koolitama nagu Märt eelmine aasta. Teeme nii, et viisakamad. Mind sai ka. Ma Aivariga läbirääkimistesse läksime, siis tema esimene asi oli, et tema tahab baasajat. Siis me pidimegi tegema nii, et baasajast tuleks Tartusse mängima ja sealt hakkame vaikselt minema. Vaatame, mis positsioone. Kõigepealt vaatasime nii-öelda Eesti mängijaid kohalikke, mis on nagu nii defitsiit, et kõiki ei saa ju, keda tahad ja siis põhimõtteliselt samm-sammult nagu läksime. Kui saime näiteks nurgeri, nüüd me peame järgmist tüüpi mängija valima, et kes võiks sellega sobida. Meil tuli lips, et kes sinna kõrvale võiks sobida, kõik sellised asjad. Et eks ta parast peavalu ja on, aga kes ütleski, et elu peab lihtne olema. Reegel on ka see, et kuna me ei ole mingi suure eelarve klubi, et nüüd tuleb mingi spordidirektor, paneb satsi kokku ja paneb treeneri pukki ja nüüd tee nende meestega. Meie eesmärk on alati see, et peatreenerile peab lõpuks viimane sõna jääma, mis mängijaid ta tahab. Tema peab nendega ju lõpuks mängima hakkama. Kas välkarid on siis? Mul on ennem ka olnud, kui ma Audentese spordigümnaasiumis töötasin, et oli vahepeal pakkumine ühest klubist, oli teisest klubist. Ei tahtnud kuidagi vahetada ja nüüd olin ma valikute ees, et kas üks või teine klubi ja käisin ilusti Audentese ja Korvpalliliidust Raido Roosiga rääkimas, et selline pakkumine on ja nemad ütlesid, et nemad kätte ette ei pane, et võin oma töölepingu ära lõpetada. Welcome. Tahaks natuke veel siin kodusemaks asju teha, aga ainuke asi, mis on minule nagu miinuspool, on see logistika.
Suvel ikkagi olen rohkem Läänemaal ja Tartust Haapsalusse sõites on nagu Tallinnast Türki. 4 tundi ja oled kohal. So everyone should know me already, so I will introduce our club head of board, Gert, the main guy, the boss, our sports director Janar, and our coaches, head coach Aivar, assistant coach Toomas, Ott-Erik, our fitness coach, and Rauno, our physio. So that's our team, and Ivo is over there, our media guy. This is like really good to see that we have such interesting roster and such good players. So I wish all the players and the coaches good luck and let's work. I'll be the guy who will do the scouting for you and everything around the opponents and stuff. And of course I help as much as possible. We are trying to get you better and do everything that it would be easy for you on the court against the opponents. Today we have a test day. It's one little bit longer practice and tomorrow we start in the morning and evening practices. I hope that you are all in a good shape, that 2 weeks enough for preparing the team. Hey, a couple of things more, just to say that let's respect the clock. You know, when we have a practice 10:30, let's be here earlier, that we don't have this situation that somebody is again 3 minutes late, my bad, I didn't know, I was asleep or whatever. Let's try to be correct. Some like this stuff, then it's easier also to have this team chemistry and all this. Tartu! If I talk something about the team goals or something, our main goal is to win. Tartu fans are on that type of fans that they don't want to see anybody just chilling on the court or doesn't give 100%. We need this team spirit and fighting spirit that we have to show on the court because we want to win, especially Estonian League. Estonian Latvian League also, we are trying every year to be top 3 teams. And EMBL also, Final 4 is our goal, so everybody knows what we are aiming. Good luck to everybody and I hope we are doing good this year. Small microbus. Shit, bro. You get the prime place in microbus? Sobis, teeks veel. Playmaker, kes tuleb meil Kanadast, on minu silmis mängija, kes teeb võistkonda paremaks, mitte iseennast. Paasoja, kelle ma ise helistasin, ise tahtsin teda siin näha. Kõva tiimivend, kõva võitleja, selliste võimetega mängija, et tema on nagu ütleme see, kes peab samamoodi seda võistkonda igatpidi paremaks tegema. Vaieldamatult meie kõige kallim mees on siis Henry. Vaadates tema mänge ja highlights saime aru, et kõva võitleja, kui sa Ungari liigas ikkagi teed stabiilselt nagu kaksiktuubleid, siis saime aru, et see mees peaks sobima siia. Et ta on nagu ütlem positsioonil 5-4. Puhas center on meil siis Rauno Nurger, kogemustega USAs käinud, Graamos olnud, nii et Hispaanias mänginud, ma arvan, et ei tohiks probleemi olla. Hästi. Egiptuse koondislane, temalt näen, ütlem positsioonil 4-3, kindlasti kiiresse, ütleme niisuguseid lihtsaid punkte ja samamoodi nagu öeldakse defense breaker ehk ta oskab 1-1 hästi mängida ja ta saab väljas mängida, ta oskab sees mängida. Ja sinna juurde tulevad siis juba Rain Veidemann, kes peab hakkama tagamängija rolli täitma, võib-olla siis näeks teda rohkem viskava tagamängijana, et pigem oleks see mees, kes kui kuskilt abi tuleb, et ta tagant need ära sopsab. Ja Karl-Johan Lips, mis on samamoodi universaalne mängija 3-4 peal. 10-70.
Tubli katse. No esimene mõrumaik on suus ja Selles mõttes mul on hea tunne, et kui ma oleksin esimene, siis oleks juba esimesed ohumärgid, et satsed natuke oleksid komplekteeritud. Et noh, see on niisugune tuumik pluss juba Erki Urvik, kes on meistriliiga kogemus saanud ja kindlasti on ta puhtalt 4 peale. Hakkab olema back-up esialgu, aga ootan ka temalt ikkagi niisuguseid minuteid, et ta ise on rahul ja võistkond on rahul. Võtame kas või nüüd Markus Einakroon, kes liitus, et ma ju tean, kui paha mängija ta on vastastele. Et ta on niisugune ütleme, lõhub ja paras ülbik ja see kõik käib selle spordi juurde ja nüüd on hea vaadata, et kas ma saan teda kasutada kuskil või ei saa, eks ole. Nii, mine nüüd selle pausiga, ei? Miks mitte siis Rando Roos, kes on juba siin pikalt pingil istunud, et peaks ka oma aja lõpuks saama, et kindlasti esimene pool on see, kus ma saan noori kasutada, ma võin neid julgemalt kasutada ja kui nad selle ära kasutavad õieti, siis ma arvan, nende mänguminutid ei jää, nagu öeldakse, prügiminutiteks. Et siin on veel Jurtšenko pere ja Suurorg, et andke tuld, tõestage trennis, tõestage mängus, kõik on nende enda kätes. Need reeglid, mõtleme, mingi päev istub Robertiga maha. Ei, mingi põhi on, aga vaatame üks ühele üle rahulikult, kuradi. Jah, et midagi oleks. Siis on nagu selge, vaata, muidu läheb siuke võib-olla jälle ujuvalt, et jälle üks sai aru, et on nii, teine arvab, et on naa. Iga tehniline on tonna. Ta hakkab peale maksma. Ei, treenerite puhul on okei. Okay. You have questions or not? Mehed tulid kõik kokku ja tegime sellised erinevad baastestid, mida me hakkame siis hooajalõikes kordama, et näha siis meeste muutuseid positiivses või negatiivses suunas. Let's start with the last one, yeah? The aim of the yo-yo intermittent recovery test is to run as many times as possible back and forth between the markers. Amet ongi üldfüüsilise ettevalmistuse treener. 15. Ehk siis peangi mehi väljaspool korvpalliväljaku saali füüsiliselt paremasse vormi viima. Hästi. 1000 meters. Et sa võid olla vastupideva, kui väljakul oled piisavalt aeglane, ei ole sus kasu või vastupidi. Kui oled piisavalt kiire, aga väsib peale 10 sekundit ära, pole samuti sinus kasu, et selle omavaheline niisugune optimaalne vahekord on, ma arvan, oluline. Peate kiirust tõstma. 16-3. The first time that you are unable to perform the back and forth run within the given time frame, you will receive a warning. The next time it occurs, the test is over. Mis on lips? Läheb selle kiirem. Nurger, esimene straik. Hästi. Jaksab veel, jaksab. Tuleb. Lips ei jõudnud. Lipsi esimene straik. Teisega olete väljas, jah? Peate kiirust suutma hoida. Lips väljas. Rauno ja Suurorg ei jõudnud. Nurger väljas, jah? Omar, Rando ka. Good job. Hamstring start. Nice. 19, it's good enough. Paistab, soojendustressi mahal. Hästi. Soojendusstress läks maales või? Ei. Your check out. Oi! Võid minna. Üks eksimus. 19-6. Hästi. Eks nüüd tulebki arvutis need tulemused üle vaadata, natuke analüüsida, siis näeme, kus on mingisugused puudujäägid või kus on kõige suuremad puudujäägid. Nende kallal hakkame siis vaikselt tööd tegema. Et ära tee kunagi järeldusi esimese päeva järgi, aga kuna meil oli siin testipäev ja oli positiivseid üllatajaid küll ja küll. Päris algusesse minna, siis me jõuame 30-tesse, 40-tesse aastasse möödunud sajandil, kui Eesti Akadeemiline Spordiselts
kujundati ümber ülikooli spordiklubiks ja selle juurde siis tuli korvpallitegevus. Esimene võib-olla hiilge periood on see 40. lõpp ja 50. aastat, kui siis 49. aastal liidu meistriks tuldi. Harkovist Tallinna saabunud võitjaile korraldati pidulik vastulõpp. Ja oldi edukad veel ridamisi järgnevatelgi aastatel. Mängib Tartu Kalev. Korvpalli ajalugu mäletab Eesti sõjajärgseid võite 8 linnaturniiridel, liidu meistritiitlit 49. aastal. Nüüd 12 kaotust. Kurat ei saanud see. Pea natuke kinni, tehke veel äär keskele, tehke äär keskele. See on nii-öelda, mida nimetatakse akadeemikute korvpall, kus meil ei olnud ei suurt pikkust, ei olnud suurt füüsilist jõudu, küll aga oli siis mängutarkust. Ja see on siis Ilmar Kullami sellise, kuidas öelda, korvpalli või mängufilosoofia kaudu siis niimoodi väljendus. Kui me vaatame nagu Tartu korvpalli, naiste korvpalli saavutused ajaloos on ju tükk maad võimsamad tegelikult. Edgar Naaritsa töö selle naiste korvpalli ehitamisel, hoidmisel ja arendamisel on hindamatu. Võib-olla siin korvpalli üldsus teab rohkem või mäletab neid Tartu Delta, Polarise ja Elismaa Roki aegseid mänge, kus saal rahvast täis olnud, siis sellel leenes, kui ülikooli naiskond mängis ka ühe hooaja Nõukogude Liidu kõrgliigas, siis oli samalaadne situatsioon, kus siin saali vaba kohta küll ei olnud. Korvpall on olnud tähtis. Ta on üks osa sellisest ülikooli väärtusruumist, ülikooli kuvandist. Kindlasti pole liialdus, et Tartu on korvpallin. Isegi siis, kui ei ole kõige paremini läinud. Ikkagi on ta korvpallinnaks jäänud. Korvpall selles mõttes on nagu üks osa suuremast spordiklubist, mis kuulub lõpuks nagu ülikooli haldusesse. Ja meil on siin alasid on, ma ei teagi palju täna täpselt on, kas on siin 8-9 erinevat ala. Et korvpall, kergejõustik, sulgpall vist sain aru, et on suuremad. Ja nii me siin elame sellise ühe suure perena. Siin on nüüd meie nii-öelda vana saal, mis ei ole üldse enam nii vana, et vanasti oli siin minu arust linoleum oli maas. Et siin käib ju tegelikult, siit läheb 3 saali järjest, siin käib ka ülikooli õppetöö käib ju siin saalides ja siis me peamegi selles mõttes, peame ka jagama kõiki saale nagu ilusti sõbralikult ja et kõik saavad oma asjad tehtud. Mõnes mõttes naljakas ongi see, et kui ise sportlane oled, siis tegelikult tihtipeale sa võib-olla ei oska hinnatagi neid asju, et kui sa klubi poole peal töötad, siis sa näed ju, et see igale asjal on ju number taga ja sa pead kuskilt selle numbri ju leidma sinna, et see ei ole päris, ma ei oska öelda võib-olla nagu, ma ei tea, Türgis või kuskil, et seina seest raha tuleb, et siin on ju iga summa, mis välja läheb, peab olema põhjendatud ja see peab ju kuskilt tulema ka. Klubi juht on meil Gert Prantse, kes hommikul kõnetki pidas, et näed, ma näitan sulle, näe, siin ta istub, tähtis, siit vaata. Siin me käime allkirju norimas, ta kõigele ei taha alla kirjutada, aga me ikka surume. Et selles mõttes siin meil on Anneli Enomäe, finants. Seal on väga palju, peab moosima, et sealt jahi saada. Et siin on meil Ivo, meie turundus ja juhatus ja kõik jutud kokku.
Ivo teeb kõik, et me oleks nähtavad. Ja siin on meil veel Birgit, kes on haldusliigi juht nagu nii-öelda, aga selline on see juhatuse pool meil. Infra poole pealt. Ma ei tea, et paremat, ütleme isegi spordikeskust, kui Tartus praegu on, et sellise suurusega võistkonnale nagu meil on, et siin on ju kõik asjad olemas, et okei, meil on praegu ainult korvpallisaalis, aga siin on ju neid korvpallisaale, jõusaale, sisekergejõustiku all, kõik asjad on nagu ühes majas olemas ja ei pea kuskil rändama või käima. Tegelikult on ju mingis seisukorra staadion ka, et kus hädapärast meiesugused nii-öelda korvpallurid saame ära joosta oma asjad. Tingimuste poole pealt ei ole siin ühtegi nurinat. Siin teevad, see on ka üks tegelikult päris suur nagu pluss, et kui saalid ikkagi vabad on ja poisid saavad ikka käia ja jällegi vaatad, et mingid viskemasinad asjad on olemas, et ole mees ja tule treeni ainult. Saal on vaba, tule viska, pane tuli põlema ja tee. Võrreldes sellega, kui mina tulin siia kunagi mängima, et võrreldes sellega on ju uued saalid, kõik on ju nii steriilseks tehtud ja ilusti ette taha kõik ära tehtud ja ma ei tea, taastusruumid, riietusruumid, kõik on ju superluks, et tingimuste poolt on see mega, et nüüd me üritame seda meeskonna poolt nagu tuua sellele tasemele, mis läheb nagu publikule ja rahvale peale. Võid siin ju rääkida igasuguseid erinevaid storysid juurde teha, et teeme ma ei tea, teeme ühtepidi või teeme teistpidi, lõppkokkuvõttes inimene tuleb saali ikkagi võitu vaatama ja sinna me kogu aeg ikkagi üritame, eesmärgid on ikkagi sellised, et võita. Juhtus vist nii, et liiga kuuma veega vist kuivatati või pesti. Siis nad tõmbasid selliseks, veidi kokku ja kortsuliseks ja natuke muutsid värvi ka. Kui te kõik terve komplekti vaatate, siis aru, aga kui sa paned sinna puhta vormi kõrvale, see vahe on päris suur. Täna mängime ära, et midagi teha ei ole. Helistasin küll Peebule, et äkki vahet, et äkki nad on nõus valgega ise mängima. Et me tuleme siis mustas, aga ta olid ka omad plaanid tehtud. Ei tahtnud vastu tulla. Ja lähme alla nüüd äkki. Ma arvan, Aivar on ka seal. Saan võtta väikse kohvi ja siis on bussi minek. Vaatame, kas mehed kõik vormid ka nüüd sealt kaasa suudavad endale võtta või mitte. Clowns, mis seis on? Kõik on olemas. Öeldakse, et on kaks teed, et kas sa lähed mängid nõrkade vastastega ja saavutad enesekindluse või lähed mängid siis tugevate vastastega, kus sa saad oma nõrkused teada. Iseenesest okei, et me saame nagu omavahel madistada, me saame neid võtta nagu kontrollmängudena, me saame vaadata veel, kus meil nõrgad kohad on, aga teise koha pealt nüüd, kui meie madistame seda eelturniiri, siis juba lätlased mängivad Eesti-Läti liigat. Kui meie alustame, siis nende koormus on juba mõne mängu võrra nagu väiksem. Mängime need 6 mängu ära ja siis tuleb Tartul kindlasti üks väga raske periood, kus me alustame Eesti-Läti liigat 5 välismänguga. Et üks mäng on kodus ja 5 välismängu ja kõik vastased on suhteliselt niisugused, ütleme, tugevad. We're still very early in the process. I think we have a long ways to go and much better ways we will improve just as individuals and as a team collectively. Eelmine hooaeg mängis Šveitsis ja siis ta on tegelikult Ameerika, ta on pärit Egiptusest, aga Ameerikas elab pikalt. 10. eluaastast. Et seal ülikooli kõik läbi käinud. Teeme kõigepealt ära mõõtmised, sellised pikkuskaal, käte tugevus, vee ümbermõõt, keharasva protsent, spirograafia, eks vaatame kopsumahtu.
Siis tavaliselt arst räägib patsiendiga, anamneesi võtab ja siis on valikus, kas siis ratta peale või siis raja peal läheb koormustesse tegema. Good luck. Why are you making it sound like that? What do you mean good luck? Just to make you scared. Step 1 here. Be really straight. Look forward. Yes. It's now really different. 196. That's not right still. So I grew up playing in Egypt, and then I just like, from a very young age, I played with the national team. I played with like my seniors, the people like older than me, and then I got invited to like a basketball camp in South Africa, hosted by the NBA. I played in the World Cup also, like when I was really young. I think I was like 14 or something, or like 15. Then I got a chance to move to America for a scholarship for high school, so that's when I moved. It's almost like 10, 11 years ago. And then, yeah, I've just been in the States ever since. I got a call from my agent. I had like, a couple offers, but like he told me about like Tartu and stuff, and I spoke with Coach Aivar, and just from the get-go, like I think like things just like clicked. So I decided to come to Tartu. He said I like to play hard, play fast, and play a team basketball, and I want to get you better. Like these like 4 things really like made a lot of sense for me, and I just thought he's very direct, straight to the point, and I liked his resume. Legendary guy for sure, and he turned out to be a better guy actually on court. Very funny guy, very intense. Besides like my national team, this is like one of the teams that like have a lot of experience. You don't need to teach the guys really what to do. They just understand how the game is played and what to do in different situations. You just need, the coach basically needs to tell them what he needs from them. So that just like saves a lot of time and energy. Everybody, I feel like so far everybody's bought in that like we are here to win, not to compete. We are here to win. I like the scenery, I like the rivers. Kind of reminds me of like where I grew up, like in front of the Nile River. I really like intimate, small, but at the same time you get like some stuff to do. I spend a lot of time with my teammates. So it's been really fun that like we guys act like a small family, so it's really nice, I like it. Okay, first things first, you guys are very chill, very calm, minding your business. And I think you guys find any excuse to eat pizza and drink beer. So far, you follow a lot of rules, very by the book, very rules. I don't know if that's in Tartu, but like seems like that so far. And just chill, just calm, just like, you know, like wanna have a peaceful, good life. Ta on siin minu meelest iga kontrollmäng ja karikamäng oma selle kaksiktuubli ära teinud, et temas on midagi ja temas on midagi ka puudu, et vähe kõrgemal tasemel mängida, aga ma usun, et ta on väga kasulik mängija meile hooaja lõikes. Tere õhtust, head korvpallihuvilised, head spordisõbrad ja hea meel on tuua teieni tänane loodetavasti põnevuskohtumine kodumeeskonna Keila Coolbeti ja külalismeeskonna Tartu Ülikool Maks Mooritsa vahel. 3-4. Sutt vasakul äärel võtab egiptlase El-Sheikhi ette, vise jääb lühikeseks. Serhejev ründelauas ja esimesed 2 punkti tänases kohtumises.
sööt välja, nagu öeldud, Karl-Juhan Lips siis siin kohtumise alguses number 3 positsioonil. Lips, swing! Open up and we are continue with pick and roll game. Lips Pahvi vastu, no seal on selge pikkus ülekaal, aga Keila mehed tõmbavad korvi all kaitses hästi kokku. Ja Lipsu üritus ebaõnnestub, kupstas ja üks kaugmise veel, nii et 10-4 on läinud Keila seda kohtumist juhtima. Henri Serheevi vastu, ise mööda. Ja ei suuda Henri ka teisel katsel seda palli korvi toimetada. Nüüd Lips omakorda. Ei saa temagi. Come on, kuule ise viskame mööda, no. Viskame easy layups! Ma rääkisin, et meil on algul kannatust vaja. Me toome palli ühelt äärelt teisele, Omar saab palli, eks ole. Nüüd sa saad palli. Ükskord sa ei avanenud sellepärast, et sa arvasid, tuleb 2 alla, on ju. Nüüd mängime seda, liigutame palli. Me tahame palli liigutada. Me tahame neid väsitada, lollitada. 9,7 sekundit mängukella. Oota, alla kohe! Mängi! Cunningham läheb taas seda vahetlõiget noolima, Oliver Pere kaugvise. Lauapõrkesse sisse ei kuku ja Tartu sealt enam viskele ei jõua. Come on guys, we are soft! We are soft in defense! We don't know what we're switching and what we are doing there. Everybody can shoot, you see that? Focus on the easy layups. Focus on the easy layups. We are losing a lot of points in easy layups. Tahaks loota, et see võistkond kasvab kokku ja on hästi, nagu öeldakse, kokkuhoidev ja võitluslik. Mis on ülim, ütleme treenerile, kui sul on tiim, kes ei mängi nagu individuaalselt, vaid mängib nagu terve võistkond, et vahet ei ole, kas sa istud või mängid. Keskpositsiooni viskel Kasemets saab selle palli kätte, sootab tuua veel välja Sutile ja seda oli vaja. Seda oli nüüd Keilale eelkõige riietusruumi vaja, kui Simon Sutt tabab lühikese aja jooksul teise kaugviske. Kus olid? Läks laua järgi. Läheb. Let's go. Make some easy layups and game over. Stay focused, guys. Let's go. Yeah. Let's go. Hey. Outside's a bad start like we started the game. Like, be ready right away. Let's go. 3-4. Tartu. Let's go. Lõpeb 2+1 rünnakuga. Tartu pole esimese, veidi vähem kui 4 minutiga saanud mängust mitte ühtegi korvi. Veidemann. Nüüd leitakse Henri üles ja Allemanni vastu 2+1. Ja seeläbi ameeriklane viigistab ka mänguseisu. Ja jätkame Keila rünnakuga. Cunningham. Ja Pere vastu. Hoia distantsi! Milleks sa selle vea teed? Hoia distantsi, ära lase läbi! Palju meil palli kaotsi on? Poole ajal oli 6 anda. Esimene veerand oli 5. Mine 7 palli kaotust. Nii et näis, kas Tartu suudab võtta turniiritabelisse karika eelringi 3. võidu ja jätkata puhaste paberitega või korraldab Keila siin kodusaalis ikkagi kolmapäeva õhtul korraliku üllatuse. Viga ju! Puudunikud!
okei, sa ei saa seda. Ei taha, see viga ei ole. Hei, miks sa viga ei vilista? Kõik õige või? Lõi ülevalt alla. Palun, pingi. Ma küsin, kas kõik oli õige või? Mina ei näinud ühtegi kontaktut, selles mujale kui pallile. Toon prillid sulle äkki. Ei, sa nalja teed. Sa nalja teed või? Kuule, me ründame kuradi 3-2, see lööb kuradi risti vastu käsi ja sa ei vilista viga ära siin selle joone peal. Kurat, hakkame pihta mehed ühest asjast. Täiesti pekki. Selle lasite läbi praegu, see oli jama. Mängijad vahetatakse ära, Serhejev jääb korvi alla, Veidemanni vastu söödud, ilusti liiguvad. Kupstasel oleks nüüd vaja see ära panna, aga seda Kupstas ei ole täna suutnud. 7-1 siis Leeduka kaugvisked. Suti üritus. Ja ei lähe seegi. Ja nüüd siin Keila jätab mitu päris head võimalust kasutamata. Aga aega veel on. El-Sheikhi. Osav on see mees. Osav ja füüsiliselt võimas on 26-aastane Egiptuse koondislane Omar El-Sheikhi. Omar! Offensively! Omar, offensively, everything is okay. Kasutatakse taas Serhejevi katteid. 2 Tartu mängijat põrandal, aga Cunningham ei suuda seda ära realiseerida. Rain, ma ei tea, mulle tundub, et praegu on natuke pahandus. Mis mõttes? Sellised lihtsalt teate, vilistate veaks ära, aga seal kui risti lüüakse, te ei vilista. Seal hoitakse nii särgis kinni, et paha hakkab, ei vilista. Ja siin, eks ole, on lauavõitluse kehakontakt, kus vend kukub ise auti. Ma ei tea, minule tundub, et on paha. Aivar, võimalik, et see viga paissa vastu läks läbi. See oli paha, ma olen nõus. Paasoja, Veidemann, täna on 3 tabanud ja ei ole seegi kaugel. Kellele lauapall? Kõva võitlus ja palli viga tuleb siit ja viga tuleb Tartu mängijatele, mulle tundub. Aga Ihor Serhejev on olnud küll päikesekiir tänases mängus, eriti Keila mängus. 24 punkti ja 17 lauapalli. Tartu veel 2-ga juhtimas. 50 sekundit mängukellal. Paasoja jätab viskamata. Mängitakse veel pikemat rünnakut. Nüüd mänguvahend tagasi Tartu kapteni kätte ja Serhejevile viga. Ja no see on viga. Seal ei ole Peep Pahvil mõtet väga tantsusamme teha, see oli selge viga. Ja tabab Paasojaga teise. Mõlemal meeskonnal vead täis. Kasemets ja võtab sealt kohe El-Sheikhi ette, Kupstas mängitakse vasakusse nurka viskele. Ja Leedu mees nüüd paneb kotti, kui seda kõige rohkem vaja oli. Ja vahe minimaalne. Ja kõik jääb lõpu peale, kõik jääb, tundub päris lõpu peale. Ja nüüd on Keilal vaja vaid kaitses pidama saada. Ja siis tuleb kuskilt see võiduvise kübarast välja võtta. Veidemann palliga, 5 sekundit Tartul jäänud. Veidemann ei võta seda viset Paasoja kätte, veel see pall viiakse, see vise läheb mööda. Ja Kaido Saks saab laua kätte ja viimased 10 sekundit. Kas Kristjan Kasemets on see mees, kes võtab selle viimase viske enda peale? Viga hetkel ei anta. El-Sheikhi vastu! Aga see läheb ässaks. Siin kui Kasemets tuli kätaba. Lahtine pall, kõik võitlevad. Siuke viga, kurat, Läi see, vaata seal, kus sa andsid selle... Neljale, ma pean üle vaatama selle, seal oli mitu käed. Viimased 2 minti neid vigu enam ei vilistata. Aivar, ma olen nõus, aga me oleme ka natukene üritab rütmi saada. Aga kindlasti võis olla, võis mitte olla, aga ma olen nõus sinu tähtsusega. Ma ei tea, kes meid proovile pani, aga selline mängu algus ja selline teise poole algus ei ole meie satsile küll lubatud, aga eks me saame oma asjad üle vaadata ja teeme omad korrektiivid. Et miks ma vahetasin töökohta, üks on see, et tahaks jälle neid
nagu mingeid pingeid ja isegi kui ma ebaõnnestun, ega ma ei kahetse. Ja pigem nagu mõtlen selle peale, et selle aja jooksul, mis ma nüüd siin Tartus olen, et praegu mul on 1+1 leping, et äkki õnnestub midagi ilusat ära teha. 5:30 tomorrow video and 6 o'clock practice. Tahaks see aasta ikkagi luua sellise võistkonna, kes on hästi võitluslik, tahavad võita, tahavad mängida. No ütleme nii, et mitte must win, aga et see rebivad oma, nagu öeldakse, siit kõik lõhki, et jätavad kõik väljakule. Kui see õnnestub, siis on kõik hästi. 3-4.